Suur tänu ja järgmiseks ettekandjaks on Alvin Järving, arhitekt, kes räägib oma utoopiatest. Nii, tere! Alvin Järving mina, on kuulda. Ma räägin paarist projektist, mida me oleme teinud oma ettevõttega Arhitekt Must ja nendest siis räägin nagu meie kõigi eest. Esimene asi siis, mis ma ütlen. Ja need on siis mõned projektid ja kuidas arhitektuur suhestub eetriga. See positsioon üldiselt alguses on selline, et me käsitleme ennast lihtsalt arhitektidena arhitektuuridistsipliinis, kes tegelevad majaga alates selle sünnist kuni selle hetkeni siis, kuni see läheb ehitusse, ehk siis päris majadega see meid üldse ei huvita, ehk siis ainult majade genereerimise protsessiga ja see protsess näeb enam-vähem välja selline on ta ajalooliselt näinud, see on ääretult vähe kommunikatiivne, ehk siis on mingisugused joonised, plaanid, lõiked, kus neid asju välja mõeldakse. Ja samamoodi veel mingi paarkümmend aastat tagasi olidki ainult sellised joonised, see ruumiline mudel sellest kõigest oli võib-olla ainult arhitekti peas. Ja see on väga eesmärgipärane tegevus iseenesest, see eesmärk on ehitamine, see eesmärk on teiste projekteerijate ja sisearhitektidega suhtlemine ja kuidas siis saada see ruum siis selle eesmärgi päraselt siis valmis. Küll aga igatpidi selline meedium siis ei ole tavalisele inimesele kuidagimoodi arusaadav. Selle jaoks on siis igasuguseid erinevaid lahendusi, kuidas arhitektuur siis nii-öelda avalikuks läheb või siis eetrisse läheb enne seda, kui ta saab siis ehitatud. See on... On kuulda? Nii. See on üks kortermaja plaan siis. Ja kui inimene peaks ostma siia endale mingisuguse korteri, siis võtab päris kaua aega, et üldse aru saada, kus ta peaks käima vetsus, kus sööma ja nii edasi. Tohutu kogus mingisuguseid mõõte. Ja see justkui peaks olema eesmärgipärane värk, aga sellest on siis tehtud lihtsustus, missugune on siis inimese jaoks ruum, kui ta valib endale elamist. Ehk siis see on nii-öelda siis tasand arhitektuurist, mis on siis kuulub esitlemisele. Sellises ruumis või sellise siis visualiseeringu juures me näeme põhimõtteliselt, kus võiks olla, kus omal kodu valida või midagi. Peale selle on sellel ka mingisugune järgmine level, ehk siis sellised esitlused peavad mängima ka emotsioonidega, ehk need mõlemad majad minu arvates nende kahe pildi peal on suhteliselt ühesugused, mõlemad, see on seal nagu eks ju täielik paneelikas, see tegelikult on täpselt samasugune, aga ühes on rohkem emotsiooni, kodutunnet, nii edasi, teises vähem. Ja see on see koht, kus siis nii-öelda tekib sisse erinevus. Meie oleme tegelenud mingisuguste projektidega, mis tegelevad sellel samal levelil, ehk siis kuidas alles valmimata arhitektuur võiks pälvida siis võimalikult kasutajalt mingisuguse hinnangu. Ja me oleme teinud Postimehe kinnisvara lisasse terve hunniku projekte, mille siis eesmärk on avada siis silmad mingisuguse uue asja jaoks, mida enne veel ei ole siis inimene näinud. Ja need projektid on suhteliselt lihtsa formaadiga, seal on üks pilt, mis peab hästi palju rääkima, ja kui see pilt üldse kõnetab, siis keegi võib-olla viitsib lugeda ka, mis seal juures on, ja see on ka maksimaalselt pool A4. Ja me teeme neid pilte siis selle jaoks, et tutvustada siis mingisuguseid uusi mõtteid, mis meil on. Need on nii-öelda kodanikualgatuslikud projektid, lihtsalt meie omad mõtted, kuidas linnaruumis midagi võiks teisiti olla. Ja selle projekti peamine formaat on lihtsalt ainult see üks pilt, mitte midagi muud me selle jaoks ei tee ja ma näitan, kuidas me neid pilte komponeerime. Et need kõik on selles mõttes suhteliselt võltsid, selle jaoks, et nad on loodud ainult eetri jaoks. Ja siin on siis üks näide ühest teisest projektist, aga kus võiks aru saada, mida tehakse selle jaoks, et saada kätte üks pilt, on see, et see üks kaader on võimalikult hästi siis välja valitud, aga kui liikuda selles kaadris veidi tahapoole, siis see ruum on juba nagu poolik, siin on nagu pool mudelit puudu, kui liikuda selles samas kaadris võib-olla teisele korrusele, siis on tehtud valmis ainult mingisugune kogus ruumi, mis mahub kaadrisse, kõik ülejäänu on täiesti suvaline ja pilla-palla. Ja sellegipoolest lõpuks me teeme selle pildi, lisame sinna mingisuguse hulga nagu emotsioone ja see pilt töötab ja mingisugune kogus nendest ideedest siis on vastuvõtmiseks valmis.
Nüüd, kui rääkida sellistest projektidest veel, siis siin on üks projekt, kuidas me käsitlesime ühte kõrghoonet, milline võiks olla. Meie arvates kõik kõrghooned on olnud suvalised kastid Tallinna linnas, nendes puudub igasugune selline nagu vibe, siis mida Rein Kirk tahtis sellel kuldajastul näha. Ja selle jaoks, et istutada pähe nagu inimestele mõte, millised võiksid olla kõrghooned, siis selle jaoks me teeme lihtsalt selliseid projekte. Ja kui see huvitab, siis võib-olla tulevikus ka selliseid maju tellitakse. Nüüd näide lihtsalt sellest samast projektist, see on nagu suhteliselt lihtsasti tehtud. Kõigepealt me teeme pildi sellest, siis me teeme mingisuguse osa sellest majast, mis parasjagu vaja on. Et sellel konkreetsel variandil ei olnud nagu näiteks sissepääsu vajas, me panime ta lihtsalt see turistipoe kohale Tartu maantele. Ja me teeme ainult selle, mis on selle pildi jaoks vajalik. Loomulikult siis me lisame siia atmosfääri, et see ei oleks porine mingisugune esmaspäev, vaid et see oleks mingisugune võib-olla natuke erilisem ilmastiku olukord. Nii, või siis ühe teise projektina me tegime Pelgulinna, mis on otsast lõpuni ainult mingisugused elamajad, seal ei ole ühtegi muud funktsiooni peale tavaliste puust kortermajade. Kuidas üks nendest võiks olla midagi muud, kuidas selles majas võiks toimuda, siis see oli mingisugune baar ja hostel, midagi niisugust. Aga et pilt, mis siis ilmub selles ajalehes, võiks tekitada inimestele tunda, et seal Pelgulinnas võib juhtuda ka midagi muud. Näiteks siis, et siit sa võid lugeda välja mingisuguse loo, et seal saab kino näidata, kuskil midagi toimub, mida seal praegu siis nii väga ei toimu. Selle jaoks samamoodi, meil on eesmärk kõik need projektid ära teha 3 päevaga, et saaks võimalikult kiiresti nagu muud tööd teha, siis me teeme suhteliselt suvalise sellise visualiseeringu, me paneme siis sinna peale selle loo, et mis iganes pähe tuleb, mis iganes meil pähe tuleb, et see oleks vaatajal loetav ja siis lõpuks saame kätte mingisuguse tulemuse, mis siis seda kõike peaks edasi kandma. Nüüd, selliste piltide maailm on väga levinud ja järjest rohkem. Kunstiakadeemia puhul, nagu ma arvan, et üks sellistest piltidest oli võib-olla ka liiga ületehtud, mis jättis mulje, et vaesel ajal tegemist on väga kalli asjaga. Aga samas, kui võtta nagu see järgmine pilt, mis on Arvo Pärdi keskuse oma, siis see on mingisugune rahulik, metsas, nii edasi, ja see tekib tunde, et see ei ole midagi priiskavat, siin on üks vana mees koos oma sõbra Hirvega, et võib-olla nagu sellise asja me võiksime ehitada küll vastupidiselt Kunstiakadeemiale. Aga need pildid peavad nagu väga palju rääkima, kui võtta see Helsingi Guggenheimi võistlus, millest kogu aeg räägitakse viimasel ajal, kus oli 1700 võistlustööd, siis selle kasutajaliides inimestel oli selline, nad said vaadata erinevaid projekte täpselt sellisel tasandil, kui nad hiirega üle liigutasid, siis projekt muutus nagu natuke suuremaks, või siis, eks ju, said järgmist projekti ka vaadata, sa võisid ka sisse klikkida, aga kõikide 1700 peale ei jõua, ja see ongi kogu asi, mille põhjal seda lõpuks hinnatakse. Nüüd, niisugune statistika lihtsalt, et arhitektidest ainult mingisugune 1% siis vähemalt seal Helsingis suutis teha nii tõeliselt täit pilte, me loodame, et me oleme kuskil selle leveli peal, aga see võiks olla siis võib-olla tõdemus lihtsalt, et selline asi ehitamata arhitektuuri eetrisse saatmise puhul loeb väga palju. See loeb lausa nii palju, et selliseid pilte kutsutakse money shotideks või rahapiltideks, mida tehakse siis näiteks sellisesse kohta nagu Abu Dhabi, on mingisugune Zaha Hadidi tohutu voolujooneline kultuurikeskus ja selle peamine eesmärk on selleks, et tekitada lihtsalt huvi selle piirkonna vastu, kasutada ära seda kinnisvaraarenduse jaoks ja lõpuks ehitada selliseid keskkondi ja seda sama eelmist ei tule mitte kunagi eelmist pilti. Ma arvan, et meie projektid on natuke teise eesmärgiga olnud ja need on võib-olla palju rohkem olnud nagu suunatud küsimuse püstitamisele, et kas saab kuidagi teistmoodi või õigemini, et kui need asjad ei ole valmis, need ei ole ehitatud, siis on vaja inimestele istutada pähe mõtted, millised võiks olla elamise viisid, ja selle jaoks me neid projekte teeme. Ja mõned neist on saanud ka suhteliselt suurt tagasiside, või õigemini, eks ju, seal Postimehe mingisuguses kommentaariumis pooled inimesed sõimavad, aga teised jällegi avastavad, et vau, niimoodi võiks elada küll, või kui sul tuleb sisse mingisugune
tegelane su kontori uksest ja ütleb, et ta ei osanud niisuguse asja peale mõeldagi. Ma ei kujuta ette, kas nagu garaažibokside hinnad on peale seda projekti tõusnud, aga võib-olla. Aga selle kõige lõpuks ütleks lihtsalt, et me tegeleme pealiskaudsusega, aga see on eesmärgipärane ja see eesmärk ongi siis selles, et tutvustada mingisuguseid uusi ideid, mis muidu võib-olla ei tuleks kellelegi pähe, sest see on ehitamata arhitektuur ja keegi polegi näinud neid asju. Aitäh! Suur tänu, Alvin, suurepärase kriitilise analüüsi eest. Kas publikul on küsimusi? Mina ei ole üldse arhitekt, mina olen disainer ja meie kutsume neid asju mock-upideks, ilmselt arhitektuuris ka tuttav termin, et mis on see vahetu kasutegur, peale selle, et saab ennast välja elada, saab mängida, et kas te saate mingit tagasisidet, mis on ka konstruktiivne, kas te saate oma mõtted kuidagi lõpuni mõelda, mis on where's the money? See on põhiküsimus, aga ma arvan, et see on põhimõtteliselt võib-olla nagu, et me saamegi oma mõtted lõpuni mõelda seal ja me saame nagu anda edasi mingisuguseid asju, mis meie mõtleme, mida võib-olla teised ei mõtle, aga ma arvan, et kui seda teha võimalikult kiiresti ja niimoodi, et sa tegelikult teedki ainult selle, mis pildi jaoks läheb vaja, siis võib-olla see on nagu Google'is, et sa pead jätma mingisuguse hulga aega nagu täiesti suvaliste asjadega tegelemise jaoks, et seal on need mõtted lõpuni mõeldud, see lõpuks on mingites muudes projektides kasulik, aga otseselt mitte üldse. Tänud, kas on veel küsimusi? Tagapool anname kohe mikri jooksma siit. Aitäh! Sa näitasid väga hästi, kuidas on võimalik teha nagu arvutis viletsast arhitektuurist nagu head arhitektuuri, et üks pilt, mis oli niisugune lihtsalt render ja siis teine niisugune kauniks tegemise render. Et üks küsimus, kas sa ei arva, et see tegelikult häirib üldse vaatajaid aru saamast, et mis see maja seal selle pildi taga tegelikult on? Ja teine küsimus on see, et mis sa arvad sellest, kui peaks üldse näiteks arhitektuurivõistlustel ära keelama sellise asja nagu ilupildi? Tuleks puhtad joonised ja saaks nautida puhast arhitektuuri, et ei oleks sellist petmist. Ma arvan, et arhitektuurivõistlustel võib nagu küll võib-olla sellise reegli teha, siis on kõik võrdses mängus, aga nii või teisiti arhitektuurivõistlustel ma arvan, et nagu žüriid vaatavad mingisuguseid teisi parameetreid. Aga ma arvan, kui me tahame selles infomöllus üldse midagi rääkida nagu tavalise inimese jaoks või selle lõpptarbija jaoks, kes võiks olla ka huviline, siis nagu selle suuna peal on kindlasti vaja kasutada siis kõiki vahendeid, sest et kogu muu maailm kasutab kõiki muid vahendeid. Või kui sa panedki selle oma esimese kõige tuimema joonise, siis sellel ei olegi lootustki ajalehes. Ajalehed isegi ei trüki jooniseid ära, selles mõttes ei ole vahet. Suur tänu, Alvin Järving! Aitäh!